see on inspiratsiooni saanud siis Lamborghini Sianist. Et sellepärast väga huvitav auto, et peale bensiinimootori on tal ka elektrimootor, mis annab talle juurde 34 hobujõudu. Elektrimootorid ei toideta siis mitte akudest, vaid superkondensaatoritest. Neid siis laetakse siis, kui auto pidurdab. Kokku annab see siis 808 hobujõudu, kui ma õigesti mäletan. Ja kõige selle kombinatsioonina on see siis samaaegselt Lamborghini esimene hübriidauto, ehk auto, millel on nii bensiini kui elektrimootor. Selle ajani kõige võimsam Lamborghini auto. Aga vaatame natukene komplektil endale ka peale. Nii. Et loomulikult siin ei ole lihtsalt tehtud mingisugune kandiline kobakas, et on ikkagi selle originaali siis kontuuri või kuju võimalikult hästi üritatud järgida. Võib-olla siit teiselt poolt natuke paremini näeb. Nagu siin näha on, siis uksed avanevad üles, nagu ka selle täismõõdus sugulasel. Ka tagapool asuv kapott käib lahti ja siin all saab näha ka mootorit. Kui siin nüüd natukene norida, siis tegelikult päris autol see mootor päris selline välja ei näe. Aga ma kardan, et kui siin küllaltki vähese ruumiga või väikeste detailidega seda mootorit hakata kopeerima, ma kardan, et ta ei näeks nii jõuline välja. Et võib-olla mitte kõige ruum, aga ma ütleks, et ta on päris hästi sellegi poolest välja kukkunud. Istmed minu arust päris kenad, ega ma selle kohta midagi väga ei oska öelda. Nagu sellisel autol peab olema, siis siin on 3 pedaali, et tegemist on siis järelikult manuaalkastiga. Aga ma ei oskagi praegu midagi rohkem selle kohta öelda, et selline ta ongi ja võtab siis võib-olla järgmise ette. Et see komplekt on siis